Soojuspumba valik on huvitav teema, sest kui spetsialistide käest nõu küsida, kuuleb tihtilugu kardinaalselt erinevaid arvamusi. Kõige õigem on soojuspumba valikut alustada kütteprojektist. See on küll väike lisakulu, kuid oma hinda kuhjaga väärt. Kütteprojekt loob sulle kindlustunde ning on soojuspumpade müüjate ja paigaldajate jaoks professionaalne spikker. Kui sul on kütteprojekt olemas, on sul palju mugavam soojuspumba soetamisega edasi liikuda. Oletame, et sinu kütteprojekt näeb ette maja küttekoormuseks 10 kilovatti. Nüüd on sul hea põhi, mille pinnalt õige soojuspump valida. Kui sul kütteprojekti pole, võib juhtuda aga nii, et 10 kilovatise vajadusega maja varustatakse hoopis 6 kilovatise soojuspumbaga. Seda nimetatakse aladimensioneerimiseks. Piisava võimsuseta pumba kompressor peab kogu pinna kütmiseks oluliselt rohkem töötundi tegema, kui tehas on ette näinud. Võib juhtuda ka vastupidi ja 10 kilovatise vajadusega maja saab hoopis 12 või 14 kilovatise soojuspumba. Kartuses, et äkki jääb väheks. Seda nimetatakse üledimensioneerimiseks. See on küll veidi parem variant kui võimsuse puudujääk, kuid ikkagi tugevate miinustega. Üledimensioneeritud soojuspumba töötsüklid jäävad pahatihti liiga lühikeseks. Liigne pumba sisse ja välja lülitamine rikub soojuspumba elutähtsaid osi. Pealegi on võimsam soojuspump kallim. Inverter-tehnoloogial on on-off tüüpi seadmete ees see eelis, et inverter muudab oma võimsust vastavalt hetkevajadusele. Siiski kehtib ka inverter soojuspumpadele reegel, mille kohaselt seisneb parim lahendus õige võimsusega soojuspumba valikus. Ehk siis tuleb jälgida kütteprojektis kirjeldatud reaalset küttevajadust. Liiga väike pump peab liiga palju tööd tegema, liiga võimsal pumbal kipuvad töötsüklid aga liiga lühikeseks jäänud. Kui sul on nüüd lisaküsimusi, saada meile julgesti e-mail aadressile info@aitnord.ee. Arutame koos.